No nii, on hommik mingisugune kell 8 ja hakkame vaikselt liikuma, et varavalgust läheme liikuma, et kuna päevad on siin nii lühikesed ja valgust on vähe, siis hakkame vara sõitma, sest meil on mingi, ilmselt me sõidame, ma arvan, 10 tundi. Näitab küll, et me sõidame mingi 6 tundi. Ma arvan, et ikka 10, kas tuleb ära. Mulle vist aku on hapu, ei ole pikalt läks käima. Mul läks kohe. Mul on õnneks täkku just nüüd kaasas. Aga ikkagi meil on probleem endine. Me oleme ikka veel mäe otsas. Kuule, oota, vaadake, milline vaade siin on. Vaade on väga ilus. Väga lahe. Valemid tulime ilusasti kohta ikka. Ennele puukimisele taha. Ei olnud ega kusjuures. Eile küll siin järv nii suuri oli. Väljad on vähe puhtaks. Tee puhtaks siis! No nii, oleme edukalt alla jõudnud, kõik on elusad, kõik on terved, ainult Larsi väljad on lund täis. Aga tegelikult ei olnud ju mägi nii hull. Täiesti mõttetu mägi oli, me mõtlesime üle lihtsalt. Ei, isa lause oli tõene, et kõik asjad on valges, palju väiksemad. Jaa, nagu see ei olnud mägi nagu reaalselt. See oli pimedas ikka palju hullem. Aga no tegelikult see on suur mägi, seal on mitu protsenti seal näitab. Ma ei tea, ma ei zoomi nii kaugele sisse ära. Aga seal on see märk, mis näitab kallakut, aga no tegelikult see läheb sinna ikka üles välja. Aga jah, ei olnud üldse nii hull. Et jah, aga nüüd hakkame vaikselt Rovaniemi poole minema, sest meil on vaja jõuda sinna lõpuks. Aine Rett. Terve. Aga jah, Larsil on mingid väljad lund täis, ta mingi lasi siin ketsilume sees hangades, et nüüd on ööga jääst läinud. Ma arvan, peame lihtsalt palju pidurdama, siis soojana. Jah. Päris külm on. Päris vähe, jah. Et siis oleme Rovaniemist 331 kilomeetri kaugusel. Kell on 1:30 juba, hakkab vaikselt hämarduma ja meie oleme Soome keskmises liikluses. Ehk siis tuiskava rekka taga, kes sõidavad 100 alas 80-ga. Ja see on õudne, sest mitte keegi mööda sõitu ei tee. Mitte keegi ees, pead sõitma alguses mingitest väikestest junnidest mööda ja siis peale seda saad alles rekkast mööda sõitu teha ja no teeolud on, nagu te näete, puhas Antarktika. Et jah, vaikselt siin sõidame, ei taha väga kiiresti sõita, aga nagu 80-ga 100 alas ka me ei jõuagi sinna Rovaniemi muidu. Et Lars on ees läinud, tal on nelik, aga kuna meil tagavedu ja siis on hästi raske on see auto, sest et räigelt avaari on peal, siis jah, ühesõnaga, veel on valge. Räägi neile, kes ei tea, milline on Soome liiklus üldse. Osad inimesed on väga imelikud, kes Soomes sõidavad autodega. Osad on sellised, et ta sõidab rekka järel 100 alas 80-ga, ei, nad sõidab mingi 70-ga ja siis mööda ka ei lähe ja mööda minna ka ei lase. Ta sõidab sust, ta hakkab kiirendama samal ajal, tekitab nagu kõige ohtlikum olukorra üldse, mida sa liikluses teed. Kui keegi teeb aeglaselt sõitvast autost mööda sõitu, siis sa kiirendad, nagu see on minu jaoks nagu täiesti müstika. Et see jah, natukene peab liikluskultuuris parandusi tegema siin. Aga ei, muidu on tore, lumi ja värki ja varsti saame ägedasse kohta, nii et stay tuned. Kuidas teil läheb seal taga? Hästi, huvitav elu käib siin eespool. Me siin Brikolliga ütleme Maikelile kogu aeg, millal mööda sõitu teha, sest et ta ei näe meil. Keegi pani rooli valele poole.
vesiklaas, aga täiesti jääs nüüd. Oh shit. Aga see ei näe mitte midagi nagu. Ma ei tea, ilmselt kaamera näitab mega puhast pilti, aga ma ei näe, kus tee peal ma sõidan ja ma ei näe, mis siin ees toimub ja ma ei näe, mis taga toimub ja ma ei näe mitte midagi. Ja kojamehed ka täiesti jäetud nüüd nagu. Mis edition see oli? Lapland edition on see. Kuna meil lendasid papitükid ära nende rekate taga rallimisest, siis me nüüd mõtlesime, et Mägi-Aivar aitab alati. Jube ilus autod. Keegi arvab, et 36 on talvekas, siis ei ole. Ma arvan, kui sa neerud ära peidad Bemmi märk ka ära. Peame otseselt algusest üle. Ma arvan, mind viiakse vanglasse, nad arvavad, mul on mingid pätiröövid. Vaata, numbrimärki ei ole näha ja neeru ei ole näha. Nii külm, et tõmb selja küüru lihtsalt. Ära ei saa enam. Ei tule tagasi. Ei, aga mõtle, siin on praegu 10 kraadi. Rovaniemis on mingi -20. Kena vaata, kena topelt, jah. Feels like -23 oli seal. Oo, see on Mersu grill ju. Jaa, Mersu. See on täpselt Mersu ju. Siia tuleks see Mersu värk panna. Meil on 18 kilomeetrit Rovaniemi ja mootor tuli põlema läinud kogemata millegi pärast. Et ei teagi nüüd, millest see olla võib. Et kas see on äkki tõristamisest, siis me oleme suht rahulikult sõitnud, sest et teeolud on siuksed libedad. Siis autol on veel üks probleem tekkinud, ehk siis pool autot puhub sooja ja pool autot puhub külma. 6 minti veel põhimõtteliselt. Mida perset? Ehk siis minu pool autot on külm, mul varb täiesti jääkülmad ja teiste pool autot on täiesti soojad. Nii et jep, aga õnneks me oleme kohe varsti kohal, nii et ja siis me oleme paar päeva seal Rovaniemis, nii et siis on aega tegeleda sellega, aga ma ei tea, miks see mootori tuli nüüd panema tuli. Jõuluime. Väga hea. Nice. Siin on meil Ralf. Mis sa teed meile? Tardu Raid. Väga nice. Väike romantika. Ma vist leidsin selle kohe üles, mis neil on. wildnordic.fi. What is this Snow Fun real name? Okei. Me oleme Maikeliga lihtsalt deliiriumis, me oleme sõitnud terve päeva, suht talvanud. Aga me jõudsime kohale ja kõik autod on terved, matsu ei pannud keegi. Ühesõnaga, meil on selline värk, et täna siin chillime, teeme sauna, puhkame ära ja siis proovime saada ühed eestlased kätte, kellel on Rovaniemis siuke uhke värk, kus nad rendivad lumesaane, teevad tuure nendega, igasuguseid erinevaid. Tahaks need kätte saada ja siis minna puhuda juttu natukene ja teha väike tuur nendega lumesaanidega. Pooled pole meist sõitnud, kaasa võtsid mina. Me hakkame mingi SIG 360 hüppeid tegema ka nagu mingi Backiga ja Superman ja siuke. Frontrolli võiks ka teha sellega. Ja frontrolli teeme ka ja Impossible'it ja puude pealt nagu üles. Tailwhipidel on päris raske. Kickflipidaks ja... See on teine tuba. Siin on meie väike saunake. Tere! No nagu see on ikka, selles suhtes siin on igas sööbimiskohas saunad, seega see on väga nice. Me panime vegani tegema kõige mitte veganivat asja. Ma vihkan teid. Ei hakka, siuke miinus on. Tahad näha, mis pall siit tuleb?